Rahvast plaksutage! Nii, kallid televaatajad ja kohapealsed vaatavad tudengid, olete siis jõudnud vaatama saadet nimega Tulpide lahing, mis kindlasti ei seostu saatega Rooside sõda. Mina olen Kristo Jõekalda, Kristjani kauge nõbu. Taaskord oleme siis küsinud 100 kõige ägedama TalTechi tudengi käest küsimused ja oleme pannud siis kõige populaarsemad vastused siia mängulauale. Suhteliselt lihtne, aga mis me ikka, juhatame sisse tiimid. Kõigepealt minu vasakule käele, palun, ülikooli kõige kardetumad, aga kõige ägedam tiim. Otse Energia 6. korruselt rektoraat! Ja minu paremale käele ootan kõikide tudengite kaitseingleid, kes hoolitsevad selle eest, et kõigi tudengite elu oleks võimalikult äge seal ülikooli aja jooksul. Palun siia üliõpilasesindus! Nii, Sten, tere! Tere, Naata! Tere, Kristo! Tore, et sa tulla said. Ma olen täiesti Kristo. Kas sa palun räägiksid lühidalt ja laseksin su tiimil käsis rääkida, kes sa oled, mis on sinu amet üliõpilasesinduses ja mida see endast kujutab? Mina olen Sten, üliõpilasesinduse esimees ja tegelen siis sellega ja teen kindlaks, et üliõpilaste hääl oleks kuulda ja esindatud. Samuti juhin koos oma vahva juhatusega üliõpilasesindust. Mina olen Engelmari ja mina olen tudengielu valdkonna juhatuse liige, ehk siis minu alla käib kõik, mis on seotud tudengieluga. Mina olen Pille, ma olen üliõpilasesinduse haridusvaldkonna juhatuse liige ja vastutan kõigega, mis puudutab siis haridust. Ja mina olen Aivar, mina olen üliõpilasesinduse rahastuskomisjoni esimees, ehk ma korraldan konkursse ja organisatsioonidel ja tudengitel on olemas siis suurepärane võimalus, et oma projektile rahastust leida ja selleks ongi siis mina olen, kes siis hindab koos komisjoniga neid projekte ja jagab rahastust. Kuulsite tudengid, jätke meelde, kus rahad liiguvad ja kelle poole pöörduda, kui te tahate rääkida. Nii, ja lähme siis tiim rektoraadi juurde sama teema siis teile. Tiit, kas sa palun räägiksid endast, mis on sinu positsioon ja lühidalt sellest, mis endast kujutab? Ja, mina olen Tiit, olen pärit väikesest linnast Võru. Olen loomulikult olnud kunagi tudeng, liikunud Tartust, Stockholmist Ameerikas, Stockholmi lõpuks maandusin Tallinnasse. Ja olen rektor praegu ja rektori töö on ennekõike inimestega rääkimine, seda ma teen iga päev ja suhtlen nii rektoraadiga kui ka üliõpilastega kui ka kõikide teistega. Mina olen Maarja, mina olen teadusprorektor, ehk siis Tiidu varem käsi nendes küsimustes, mis puudutavad teaduse tegemist Tehnikaülikoolis ja siis ma olen professorite teaduskonnas ja ma õpetan robootikat magistrantidele ja bakalaureuse tudengitele IT-teaduskonnas. Ja mina olen Sven Milling ja ettevõtlusprojektor, et minu vastutada on koostöö arendamine ettevõtetega. Tere, mina olen Hendrik ja mina olen õppeprorektor ja kui küsite, kust ma tulen, siis ma tulen otse loengust. Reedeti on mul loeng 9-12. Vastutan õppetegevuse eest Tallinna Tehnikaülikoolis, täiendõppe eest Tallinna Tehnikaülikoolis, sporditegevuse eest ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Suurepärane jällegi, palju tähtsad inimesed, kui tahate rääkida, pöörduge Tiidu juurde, kui tahate teada, kuidas ettevõtetega häid suhteid luua, siis Sven on alati teil olemas. Aga mis me ikka, lähme mängime. Palun minu juurde, mõlema tiimi kaptenid. Nii nagu enne mainitud sai, oleme küsinud 100 toredalt TalTechi tudengilt neid küsimusi. 6 kõige populaarsemat vastust on siis teie taga tahvlil. Üks käsi kõigepealt siis selja taha, teine mängulauale. Nii, olete te valmis? Jah, absoluutselt. Teie küsimus on, nimeta midagi, millele tudeng ei suuda öelda ei. Sten. Tasuta toit. Rahvas arvab. Oi! Ja kahjuks, kuna Sten oli nii tubli ja arvas esimese vastuse, siis lähme kohe Steni juurde. Kas te soovite mängida? Mängime? Jah. Mängime. Lähme kohtadele. Nii, minge Marika. Mis ta arvab? Millele üks tudeng ei suuda öelda ei? Äkki peod? Peod, vaatame, mis rahvas arvas.
Väga hea, õige. Pille, mida sina arvad? äkki siis vabad tunnid? Vabad tunnid, väga õige. Meil on kõigil praegu vabad tunnid, muidu me ei saaks siin olla. Vaata, mis rahvas arvas. Oi, tundub, et tudengid tahavad täiega koolis käia. Aivar, mis sina arvad? No mina arvan ikkagi, võtame selliseid elulisi asju, et võib-olla tudeng ei saa alkoholile ei öelda. Alkohol. Vaata, mis rahvas arvab. Oi, nii. Tiit, võta oma meeskond, saate nüüd koos arutada. Mis te arvate? Veel ärge öelge mulle vastust. Küsimus oli, mis? Millele ei suuda tudeng öelda ei? Ei. Saate arutada selle omavahel ja ma tulen kohe varsti teie juurde. Kui aga just Sten ei pane nüüd otse 10-sse, millele ei suuda tudeng öelda ei? Sten? Ühelegi tudengil ei ole kunagi piisavalt raha. Rahvas ütleb. Oi, tudengitel on järsku väga palju raha. Asjad on muutunud. Nii, küsin nüüd siis teie käest järjest vastuseid, need ei lähe arvamisele. Lõpuks otsustab ikkagi verepea Tiit, mis ta vastab. Aga Henrik, mis oleks sinu pakkumine? Vaheaeg. Sven? Mul oli sarnane puhkus, aga ma pakkusin midagi uut, et kohvi. mina arvan, et kella 8 loengu ajal magamine, mina küll ei suutnud sellele kunagi ei öelda. Väga südamelähedane teema, mul oli täna esimene praktikum, ma olin kell 8, väga raske. Aga Tiit, sul on nüüd võimalus öelda kõigile ei, mina tean paremini, mida tudeng arvab, millele ta ei suuda öelda ei, aga või ikka kuulata oma tiimi vastuseid. Mis on teie tiimi vastus? Vaheaeg. Rahvas ütleb. Oi, tundub, et tudengitele meeldib lihtsalt täiega koolis käia. Seekord siis lähevad selle küsimuse punktid tiimide üliõpilasesindus, aga lähme vaatame, mis on siis need ülejäänud vastused, millele tudengid ei suuda öelda ei. Number 6. Hea hinne. Milleks on vaja puhata, kui sa saad hea hinne, olge mautad. Vastus number 5. Energiajook ja kohvi. Vot, lähedal. Sponsorid, kuulata enne. Vastus number 3. Uni, vot, ka lähedal, jällegi kell 8 hommikul ei ole tudengil üldse kella peal. Ja vastus number 2. Eksam. Käib koos selle 6. vastusega hea hinnaina. Tunnis tahaks käia, aga eksami vastuseid tahaks ikka. Seal ikka. Koguneme siis taas kord siia, igast tiimist siis teine inimene, ehk siis Maarja ja Engel, palun siia. Ja võtame järgmise küsimuse. Nii, taaskord siis 100 toredat tudengit oleme küsinud. Hästi hea asjakohane küsimus on. Üks käsi selja taga, teine laual. Nimeta Kivim. Engel Mari. Graniit. Rahvas arvab. Eravas ei arva midagi. Ja graniit on täitsa olemas. Nii, kas sa pakud esimese koha vastus ära? Maarja ütleb. Paekivi. Rahvas arvab. Ja tuli ära! Kas mängite? Mängite. Siis palun oma kohtadele. Nii, ma tean, et sa tegeled palju ettevõtetega. Tuleb päris sinu teema, aga nimeta kivi. Lubjakivi. Rahvas arvab. Lubjakivi on olemas, väga hea. Henrik. Põlevkivi. Oleks ju Eestile kohane. Rahvas arvab. Ja põlevkivi, oi, veel on siin natukene vähe juba soojaks. Tiit, mis sa arvad, mis on tudengite niuke kohutu kivi? Aeg hakkab vaikselt. Liivakivi. Rahvas arvab. Ja tuli ka liivakivi. No nii, Maarja, sina alustasid. Kas sa tood võidu koju? Palju need tudengid ikka kivimeid teavad, kui nad ei ole bioloogia tudengid, see on midagi hästi tavalist olema, eks ju? Mina ei saa ette öelda, mis sa arvad? Aeg vaikselt hakkab juba suruma. Ma ei tea rohkem ühtegi kivimeid, närv on sees. No vot, teeme 5, 4, 3. Põllukivi. Mis sa ütlesid? Põllukivi, rahvas arvab. Ai, no nii, Sven, sul on võimalus nüüd kastanid tulest ära tuua. Tuua need punktid
kindlalt koju. Mida arvasid 7 TalTechi ilusat tudengit? Loenks ei tule midagi vähem Kruus. Sven nüüd Kruus, rahvas arvab. Ai, peaaegu. Henrik, nii, make it or break it. Oota enne, kui Henrik vastab. Sten, võta oma meeskond, hakake arutama, mis on teie lemmikud kivi, mida veel pole nimetatud, saate peatselt mulle neid ehk öelda. Henrik. Ma olin väga üllatunud, et eelmises vastuses ei olnud sauna mainitud. Tudengid on väga saunanevad. Ma pakun, et see on kindlasti kerisekivi. Kerisekivi. Rahvas arvab. Ai, vaat see on see, et haldused pole ammu sauna saanud, võib-olla tudengitel on meelest ära läinud, kuidas see saunakivi üldse välja näeb. Nii, üliõpilasesinduse tiim, tulen teie juurde sama küsimusega, nimeta kivim, küsimärk. Aivar, mida pakuksid sina? Ma ei tea neid kivisid, aga ma pakun välja, et see võiks olla näiteks marmor. Marmor. Pille? Ma olen ka marmori juurde. Marmor. Engel? Marmor. Ja Sten, sul on nüüd võimalus öelda ei. Mina tean kivimeid. Aga? Üks hea juht usaldab oma tiimi, seega mina usaldan oma tiimi ja ütlen ka marmor. Sten ütleb marmor. Rahvas ütleb. Ai! Ja punktid seekord rektoraadile. Aga vaatame, mis on siis 7 TalTechi tudengi kohe kohutu kivim. Selleks on basalt. See on kivi. Napilt. No võt, ülikooli värk, rasked sõnad. Nii ta läheb. 7 geoloogia tudengit on ka vastanud. Täpselt 7 neid tõenäoliselt on. Aga nüüd siis lähme järgmise küsimuse juurde. Palun siia Pille ja Sven. Taaskord oleme küsinud siis 100 ilusa TalTechi tudengi käest. Siiski nad nii loovad seekord ei olnud. Tahvlil on ainult 5 vastust. See eest on vastused väärt topeltpunkte. Eriti magusaks läheb. Jällegi üks käsi selja taga, teine laual. Teie küsimus on. Nimeta parim koht koolis, kus magada. Sven. Võib-olla pingi peal. Pingi peal. Rahvas arvab. Ai, nii Pille. Üliõpilaskogu diivan. Üliõpilaskogu diivan. Kontoridiivanid. Kontoridiivanid. Nii, vaatame. Oi, ja tuli vastus ilusti ära. Soovitada mängida? Ikka. Siis lähme mängime. Nii. Aivar, ma tean, et sul on tihti õhtused loengud on ja raske on. Ja üks koht on olemas, kus saab rahulikult magada ja selleks on raamatukogu. Aivar ütleb raamatukogu. Rahvas arvab. Raamatukogu. All right. Pole sa ise küll kedagi magamas näinud, aga sul on õigus, see on hästi vaikne. Sten, kus tavaliselt sina magad? No minu lemmikkoht öeldi juba ära, aga mina arvan, et üks üliõpilane vahel satub ka tudengimaja diivanitele magama. Sten ütleb tudengimaja diivanid. Rahvas arvab. Ja tudengimaja tuli ilusti ära. Nii, Engel. Kõik on õigesti vastanud peaaegu. No vahel juhtub ka nii, et kui on väga igav loeng, siis võib-olla klassiruumis magama. Klassiruumis magama? Oi, me küll keegi niisugust asja teinud pole. Aga äkki rahvas on, vaatame, mis rahvas arvab. Ja oli loeng ära. Nii, Ville. Sinu kätes on praegu kõik. No aga äkki ühikatuba on ka päris lähedal. Ville ütleb ühikatuba. Rahvas ütleb. Ai, okei. Tundub, et seal tehakse kõik peale magamise. Paned pidu ühikas, tuled tundi magama. Mina ei soovitanud. Aivar, mis sa arvad? Mis on see 5 olnud? No kevadel võib-olla ja sügisel saab ka õues magada. Õues? Väga võimalik. Tuled peolt võib-olla ühikas on kaugel. Rahvas arvab. Ai, okei. Sten, 6 inimest on pakkunud seda. Tundub, et ei ole väga far-fetched, on ju. Nii et, mis sa arvad? Enne kui sa vastad, siis taaskord Tiit võtta oma meeskond kokku. Arutage, mis see üks koht võiks olla veel, kus tudengitele meeldib magada. Sten, mis sa arvad? See on koht, kus ma ise ei ole maganud, aga olen näinud vahel mõnda tudengit oma aega veetmas ja tukastamas ja selleks kohaks on koridorid. Sten ütleb koridorid. Rahvas ütleb.
ai, no nii. Juba teate, kuidas see käib. Hendrik, mis sa arvad, kus üks tudeng armastab magada? Võib-olla rühmatööruumid siis, mis meil on koridoris. Rühmatööruumid, Sven. Aga on Mektoris. Mektoris, Maarja. rektoraadis on päris head pehmed diivanid. Kuulsite tudengid? Kuulsite? Tiit, mis sa arvad? Kus meeldib ühele tudengile magada? Või siis siin juhul 6-le? Ma pakuks Mektori. Tiit ütleb Mektori. Rahvas ütleb. Ai! Võib-olla tudengid ei sattu nii tihti Mektorisse unise peaga. Aga vaatame, mis see 5. vastus siis on. Rahvas ütleb. Okei. Wild. Meie tudengid lihtsalt teevad, seekord lähevad punktid üliõpilase esindusele. Aga palun siia siis nüüd igast tiimist 4. mängija. Nii, oleme siia jõudnud. Küsisime taas kord 100 tudengi käest. Nagu ikka, tudengid järjest vähem loovad. Laual on ainult 4 vastust. See-eest on iga vastus väärt 3 korda punkte. Ehk siis make it or break it, võit võib ükskõik kummane tiimil veel koju tulla. Üks käsi selja taga, teine laual. Olete te valmis? Teie küsimus on, nimeta midagi, mida tudeng küsib õppejõud. Aivar. Küsimuse. Aivar ütleb küsimus. Rahvas ütleb. Ai, nii, Henrik. Tualetti. Ehk äkki magama. Rahvas ütleb. Nii. Aivar, sul on taas kord võimalus. Võib-olla ta küsib vastuseid eksamitele. Eksami vastused enne käisid läbi, eriti tore, kui õpetaja neid ette annaks. Rahvas ütleb. Ai. Tudengid, ma ei tea, küsivad imelikke küsimusi tundub. Henrik. Kas eelmine aasta videolaenguid meil ju nii palju ei olnud, võib-olla siis millal toimub kontrolltöö? Millal toimub kontrolltöö või eksam? Rahvas arvab. Mida te küsite õppejõudude käest? What the hell? Jaa, minu loengus keegi küsib midagi õppejõudude käest. Nii, Aivar, mis sa arvad? Äkki siis ta küsib, kus see loeng hakkab toimuma? Kus toimub loeng? Hea küsimus. Rahvas arvab. Millal toimub paus? Millal toimub paus? Väga hea. Henrik ütleb, millal toimub paus? Rahvas ütleb. Aivar. No võib-olla ta küsib, et millal selguvad kontrolli tulemused? Millal selguvad tulemused? Millal tulevad punktid? Rahvas ütleb. Oi, nad oli ära. Kas sa soovid mängida? Jah, me mängime. Nad mängivad. Läheme kohtadele. No nii, Sten. Kuulsid juba palju huvitavaid vastuseid. Võimalus on nüüd siis näidata, et sina oled niisugune aktiivne tudeng, kes teeb kaasa, küsib. Mis sa arvad? Arvestades praegust sellist minekut siin küsimusega, siis mina arvan, et tudeng küsib mitte midagi. Mitte midagi. Ma arvan, et see on väga common teema. Rahvas arvab. Oi, nad ikkagi küsivad. Engel. No mina arvan, et tudeng küsib ikkagi tagasisidet. Tagasisidet. Väga hea. Rahvas arvab. Ei küsinud tagasisidet. Õppejõud küsivad, see on nüüd kohustuslik, peab täitma. Pille, mis sa arvad? Äkki tudeng küsib siis kas eksamite või kontrolltööde küsimusi? Selge. Kordamisküsimusi. Tudengid küsivad kordamisküsimusi. Rahvas arvab. Väga hea. Unustasin nüüd enne öelda, vabandan. Tiit, sa võid juba tiimiga hakata mõtlema, panna pead kokku. Näete kogu aeg tudengeid, mis nad teilt küsivad.
mis nad kõik küsivad? Nii, Aivar, oleme jõudnud tagasi sinu juurde. No võib-olla see kõige populaarsem küsimus, mida esimesel loengul küsitakse, on ikkagi selle Moodle'i parooli. Moodle'i parool. Aivar ütleb Moodle'i parool. Rahvas ütleb. Ai, kõik teavad juba Moodle'i parooli või nad ei taha Moodle'it kasutada. Olgu, lähme rektoraadi juurde. Panite siin pealt kokku, olete kuulnud väga palju häid vastuseid. Mida teie arvate? Mida teie käest küsitakse? Annate ju ise ka loenguid, on ju? Henrik? Ma mõtlen just täna hommikul, ma küsisin ise kogu aeg, et kas on küsimusi ei olnud. Aga ma ei tea, ma olen kuulnud, et palutakse kõvemini rääkida. Et kas te saaks kõvemini rääkida võib-olla? Olgu, no nii, Sven? Eksami materjale. See oli Eksami küsimus. Eksami küsimused olid. Marja? Ajapikendust, et kas ma saan nädal aega veel? See on väga hea pakkumine, aga Tiit? Omast ma kogemusest pakun siis midagi muud, küsivad loengumaterjale. Loengumaterjale. Rahvasaar? Ei küsita loengumaterjale. Seekord siis punkt jällegi üliõpilase esindusele, aga vaatame. Ma arvan, et juba kõik tahavad teada, mida need tudengid siis tegelikult küsivad. Mina tahaks ka teada. Vastus number 4. Ajapikendus sai klassikaline esimene nädal lubad ikka, et ma teen nüüd kõik õigel ajal ära, aga eks me 9. nädala teame kõik, kuidas nende asjadega on. Ja kõige populaarsem küsimus, mida nad siis küsivad? Konsultatsiooni. Loengus magad, siis kuskilt peab need lüngad ära täitma. Nii, ja tundub, et punktiseisud ütlevad 378 punkti üliõpilase esindusele. Suur aplaus! Ja seekord said siis hõbemedali teise koha rektoraat. Aga olge mureta. Kõigile on auhinnad. Nii, näitan ka, mis on siis hõbemedali meeskonna kotis. Nagu te võib-olla juba näete, saate popcorni. Siis saate mängida niisugust seltskonna mängu nagu paharetid ettevõttes. Svenil võib olla niisugune lähedane teema. Siis on siin TalTechi helkur, pimedad ajad on tulemas, saate ennast valgustada. Siis Tiit, sa kurtsid enne siin, et oli ühe kuldkõriga võistlus. Kingime teile siis Jäägermeistri pitsid igaks juhuks. Tehke nendega siis, mis te teete. Ja ka üks TalTechi torusall. Kingitused saate siis kohe varsti kätte. Ma tutvustan ka võitjameeskonna kingikotid ära. Saate teie siis filmiklubi sokid. Öeldi, et suurust saab vahetada. Igas kotis on siis nii, et ei saa ainult ühte tiimi peale. Ja siit alt tuleb välja ka jällegi seltskonnamäng, saate helkuri, saate puffi ja saate TalTechi kohvitopsi. Nii, aga suur aplaus kõigile, kes osalesid täna. Suur aplaus kõigile, kes vastasid nendele toredatele küsimustele ja näeme juba järgmine kord.